Tere päevast, austatud kolleegid siin ruumis ja arvuti taga. Me jätkame linna ja tsivilisatsiooni teemalist vestlust, juba 3. meil. Ja need on need teemad, mida me osaliselt oleme juba läbi võtnud ja osaliselt veel mitte. Täna ma tahan jõuda sinna linnriigi ja linna ja riigi vastuseisu. Pealinnani täna vist ei jõua. Nii, rääkisime möödunud kord Sumeri Akkaadi tsivilisatsioonist. See on tsikuraat, selle rekonstruktsioon ja see on selle varemed. See on Paabeli torni arvatav prototüüp. Miks piiblis on see torn pooleli jäänud? No, arvatavasti sellepärast, et juutide jaoks püramiid on Egiptuse püramiid, aga tsikuraat on siin nagu midagi otsast ära. Aga üldiselt tsikuraat on midagi täiesti muud kui Egiptuse püramiidid. See ei ole haud, see on tempel. Ja siin kõige ülemisel korrusel põles igavene tuli. Tähendab, religioon on zoroastrism, nagu te mäletate. Ja sellepärast tihti neid nimetati tule kummardajateks. Aga tegelikult nad ei kummardanud tuld, nad kummardasid Jumalat. Ja no vot, siin sellega seoses on üks naljakas süžee, et kui maailma proletariaadi juht suri, siis saate ära, et see on ülemaailmne katastroof. Seal nagu Venemaa erinevatest nurkadest tulid telegrammid ja mõnede sisu oli sellega, et mingisuguse linnatöölised ei jäta seda niisama ja ei usu seda. Sest et Lenin on surematu. No Lenin on surematu ja Lenini küll ja tema perel oli küll kindel soov, kuhu teda tuleb matta, aga siis Stalin koos politbüroo juhtidega otsustas, et teeme sellise ajutise rajatise sinna Punasel väljakule, et rahvas saaks Leniniga, maailma proletariaadi juhiga hüvasti jätta. No, ehitati esimene variant, see ei ole säilinud ja ma ei leidnud ka pilte selle kohta. See oli puidust selline majake ja seal oli selline pikantne asjaolu, et mõne aja pärast seal Moskvas tekkis kanalisatsiooni avarii ja Punane väljak oli reovett ja kõike seda reo täis. Selle peale patriarh Tihon, esimene patriarh, keda valiti pärast seda, kui Peeter I likvideeris patriarhaadi Venemaal, siis see patriarh Tihon ütles, et millised säilmed, selline ka mürt. Aga siis selle asemel ehitati teine, mitte selline nagu praegu, aga vot selline. Ja eeskujuks võeti tsikuraat.
ainult et see on nagu fake, sest seal üleval ei ole midagi. Vastupidi, see on midagi tsikuraadi ja püramiidi vahepealne, seal laip lemab seal alumisel korrusel, isegi natuke allapoole tuleb minna ja siin on trepid, aga ei ole veel seda tribüüni kuulsad, kus pärast kõik need nõukogude juhid esinevad. Nii, aga kui me räägime seal ateismist ja religioonist Nõukogude Liidus, sest see oli selline riiklik religioon, sest et mis see on, Lenini laip muutus reliikviaks, et igasugune toiming oleks legitiimne, ta peab olema kontaktis selle reliikviaga. Nagu teate, igas kirikus, tähendab nii õigeusus kui katoliiklikus peab olema reliikvia. See on altaris. Aga siin on reliikvia seal all ja nii, aga see ei ole meie tänase jutu põhiteema. Läheme sinna Paabeli torni juurde tagasi, see on see piibli lugu, et miks see torn ei saanud lõpuni ehitada, sellepärast, et Jumalale see ettevõtmine ei meeldinud. Ja see ettevõtmine oligi Jumala vastu, et inimesed tahtsid teha endale kuulsust ja olla Jumalaga võrdne. Nagu ma ütlesin, vist ülemöödunud kord, jah, et siin on nagu selline piibli jutustaja iroonia. Inimesed ehitavad sinna juba peaaegu jõudsid taevani, aga Jumal vaatab, et ei saa aru, mis seal all toimub ja tuleb allapoole vaatama. Ja siis see Jumal ei saatnud teile mingit karistust, nagu ei saatnud uputust ega midagi, aga tegi midagi muud. Ta tegi rahvaid ja keeli. Oli üks rahvas ja teil oli üks keel, aga nüüd on erinevad keeled ja Paabel on see koht, või see Babylon on see koht, kus keeled läksid segamini ja see on oluline, nagu me möödunud kord rääkisime, et linnas erinevalt sellest maast on eri rahvad. Ja Paabel oli tõesti mitmerahvuslik, mitmekultuuriline linn, seal olid veel šumerite jaanused, seal olid akaadi keel, seal olid veel igasugused rahvad esindatud. Kui suur see linn oli? No, ütleme, oma hiilkäel oli umbes 200 000 inimest seal. Kui me arvestame, kui palju oli maa peal elanikke, siis see on 0,7%. Sellist linna ühtegi ei ole praegu. Nii suurt. Et ütleme sellest mastaabis, kui vaatame, see oli täiesti võimatu ettevõtmine. Aga ta, kui me vaatame seda proportsiooni, ta on seda ajaloo suurim linn. Nii. Siin on see Paabel, see on või Babilu, see on see Babylonia kaart. Me näeme, et me räägime babylonlastest, me räägime Babyloni riigist, seal oli ka kuningas, aga see riik koosnes riikidest, sest need linnad olid linnriigid. Ja nagu te näete, see kaart on selles mõttes üsna hea. Ja, me näeme, kus on linnad, aga me ei näe, kus selle riigi piirid on. Riigi piirid on ebamäärased. Nagu ütles Venemaa president Putin, Vene riik ei lõpe
mitte kusagil. Ja see Babyloni riik ka ei lõpe mitte kusagil. Piirid on ähmased. Ja see on selline vahepealne etapp. Ühelt poolt on nagu tsentraliseeritud võim, teiselt poolt on jäänud veel need kõik linnad. Ja no muidugi see kaart on hea, aga samas ka eksitav. Ta ei kajasta kronoloogiat, sest need linnad olid eri ajastul kerkisid, eri ajastutel. See on see Babeli, kuidas ta praegu näeb. Linnulennult. Selline ta oli, kui ta oli, suurem osa oli üles kaevatud arheoloogide poolt, see on selline autentne pilt, aga siis, nagu teate, Saddam Hussein ehitas Babeli üles. Ja nii ta näeb praegu, need on siin Ameerika sõdurid, kes tulid kultuuri imetlema. Aga kõik see on fake. Või ütleme pool fake. Sest no, mingisugused algsed plaanid on õiged, nii. See on keskosa rekonstruktsioon, see on see Marduki tempel. Ja siin tuleme jälle selle teema juurde, et linn kahel tasemel. Kui ei ole geograafiliselt võimalik, nagu seal Babeli puhul, teha ülemist alumist linna, siis seda ehitatakse sellest ülemist linna niimoodi arhitektuuriliselt. Ja see on tohutu suur rajatis, te näete, see mastaabis, kuidas inimesed on. Nii, või ütleme, või teisiti, ma vaatame, jah. See on see helikopter selle kohal. Nii. Aga Babylon ei olnud suugi ajaloo suurim linn, kui me vaatame proportsioonis. Kõige suurim linn oli Angkor. Vabandust, praegu eesti keeles seda kirjutatakse kuidagi metsikult, aga hääldatakse ikka niimoodi. Nii. No, Angkor on kõikidele tuttav, Angkor Wat on see maailma kõige suurem tempel. No mis tähendab kõige suurem, ta on üks võrreldes teisega suuruses, ta on umbes 10 korda suurem. Angkor Wat. Ja see on see linn, siin on see tempel Angkor Wat ja tema elanikkond oli umbes 1 miljon inimest. Aga see oli 2500 hiljem kui Babel. See on keskaeg, see on ütleme 9. sajand juba pärast Kristust. Üks võimsamaid impeeriumi, Khmeride Angkori impeerium. Nii, mul läks midagi sassi siin. Ja. See on see kaardi peal, kuidas see Angkori impeerium nägi välja umbes 900 aastal. Ja, aga see ei ole veel ei ole veel maksimaalne territoorium. Õitsenk oli umbes 1200-ndal, ütleme 13. sajandi alguses. Seal Euroopas ei ole midagi ligi lähedast sellele. Nii, aga ka see oli riik, mis koosnes enamasti linnadest. Ja nagu ka Babeli puhul, see on selline vahepealne etapp. Ühelt poolt nagu riik, vot see on halb, et nagu piirid on väga selgelt määratud, aga see ei olnud nii. Ja
Näiteks nad sõdisid Tšola riikiga. Ma transliteerisin niimoodi, Eesti allikates selle riigi kohta on väga vähe. Inglise keeles see on impeerium. See oli umbes samal ajal kui Khmeride impeerium. Nii, aga me rääkisime, et Indias põhja pool, praegu Pakistani pool, on üks vanimaid maailma tsivilisatsioone, see on Induse tsivilisatsioon. Praegu enamasti Pakistani territooriumil. See oli üsna võimas jällegi riikide moodustis. Selle kohta on väga vähe teada, see on üks, ütleme, kultuuri ajaloos suurimaid mõistatusi ja ülesandeid. Seal on säilinud üsna palju kirja, nad ei ole dešifreeritud. Ja me isegi ei tea, see Hallapi kultuur, kes nad olid, selle elanikud. Hiljem tulid siit indoeurooplased, aariad ja hävitasid seda. See kultuur on palju hiljem, aga arvatakse, et võib-olla, siin see on draviidide riik. Võib-olla siin on ka, need olid draviidid, lihtsalt olid surutud alla indoeurooplaste aariate poolt lõunasse. Aga see Tšola riik oli võimas ja ta pidevalt sõdis Angkoriga. Miks? No siin käis see üks oluline kaubatee Hiinasse. Hiinas oli samamoodi, need linnad olid vanemad kui Hiina riik. Neid, nii, aga lähme nüüd Kreekasse, no vot, me räägime, et Kreeka on mingisugune riik, aga tegelikult need on erinevad linnad. Ja üldse, Kreeka puhul me näeme selgelt, no tegelikult see oli ka Kambodžas, et üleminek linnast riigi, kusjuures see siin isegi on selline seaduspärasus, et suur ja tugev linn ei taha moodustada, ei taha loovutada oma õigusi riigile. Attika, Ateena oli nii suur ja võimas, et see praktiliselt oligi linn riik, ehkki seal oli ümberriigi territoorium. Nii, seda ma võtsin kuskilt vist Hispaania koduleheküljel, selle linna nimi ei ole Esparta, vaid Sparta. Aga see oli üsna vilets linnake ja sellepärast oli üsna tugev riiklus siin Spartas. Nii, need on mõned riigid ja siin on linnriigid ja siin on väga selgelt näha üks oluline asi. Nagu ma ütlesin seal ka eelmiste kaarti puhul, see ei arvesta kronoloogia. Meil on siin Knossos, Kreetal. See tsivilisatsioon on palju vanem kui need. Siis on Mykene, see on vanem kui Ateena, aga noorem kui Kreeta. No üldiselt tihti isegi öeldakse, et Kreeta Mykene mingi tsivilisatsioon, mis ei ole vist õigustatud. Aga vot siin on igasugused
vot see on Kreeka, jah, aga Kreeka on ka see, sest seal on Kreeka linnad ja Krimm, kui Venemaa okupeeris Krimmi, siis president Putin ütles, see on meie tsivilisatsiooni häll. Sest siin vanas Chersonesses vürst Vladimir võttis vastu ristiusku. Nii. No, ütleme, pole paha, jah. Kus Vladimir võttis vastu ristiusku, kroonikad annavad nagu kaks võimalust, et tõepoolest selles Chersonesses või Kiievis. Nii, mis see Vene riikluse püha vürsti, ütleme, no nimetus oli, ta oli Kiievi vürst. Nii et selle loogika järgi just ta peaks see Krimm kuuluma no Kiievile igatahes, mitte Moskvale, mida tol ajal ei olnud isegi projektis. Jah, siis teine asi. No see ristimine oli, kui võtate seda Chersonesesse legendi, siis pühavürst Vladimir, igavene paganlane, läks vallutama Bütsantsi või sõdima Bütsantsiga. Nagu seal päris Bütsantsi ei vallutanud, aga vallutas Chersonesses. Ja nõudis kohaliku Basileuse tütre endale naiseks. Aga tal oli mitu naist juba olemas, no pühakutel see juhtub. Üks oli Skandinaaviast, üks oli kohalik, üks vist isegi nendest Polovetsistest, jah, stepirahvas. Nii, no vot, aga see tsaari tütar ütles, et ta Barbarile ei lähe naiseks. No siis, ja see kuningas ütles, et ei anna, jah. No siis selle isa nähes Vladimir vägistas selle tüdruku ära ja siis, aga no ikka, Barbarile, siis ta võttis ka ristimise vastu. Selline püha üritus. Ütleme, no mingi eeskuju Putinile siin võiks näha. Ainuke asi, et Vladimir oli Kiievi vürst ja teiseks, ta mingil juhul ei olnud venelane. Voldemar oli veel puhast verd skandinaavlane. Pärast, kui nad hakkasid abielluma nende slaavlastega, siis nad ruttu segunesid. Aga Voldemar veel rääkis, ma ei tea, vana rootsi keelt, ütleme nii, igatahes need saagades on jutu, kuidas seal, teate, see teekond varjagidest kreeklastesse mööda jõge, et need varjagid siis tulid muuseas läbi Dnepri, läbi Kiievi ja said temaga väga hästi rääkida, oskas seda keelt. Nii et see ütleme, Vene vürst, kes oli viiking, kes oli Kiievi vürst ja nii edasi. Nii et igal juhul need pretensioonid Krimmile ei ole eriti hästi ajaloolist fundeeritud. Aga, mis siin on, selle kaardi peal ei ole, aga Krimm oli Kreeka. Tähendab, Krimmis olid Kreeka linnad ja Chersones oli üks nendest. See on seal, kui lähme itta. Aga kui lähme läände, sest Sitsiilias ja Lõuna-Itaalias selle nimetus ladina keeles oli Kreeka Magna. Nii et see oli see Kreeka Minor, väike Kreeka, aga suur Kreeka on Apeniinide poolsaarel, kus olid jällegi Kreeka linnad. Mis siin on, et mis ühendas
need linnad ühte tsivilisatsiooni, see on keel ja kultuur, samad jumalad, sama plaani järgi tehtud linnad, kus on see amfiteaater, templid, ja vot siin on Palmyra linn, jällegi sellest Süüria sõjast me teame, et seal Vene väed 2 korda vallutasid seda, tegid seal Palmyras, korraldas Putin sellise väga sellise pompöösse kultuuriürituse, orkester mängis seal varemetes, Putini lemmikdirigent Gergijev, kes on igal pool läänes nüüd sanktsioonide all, seda dirigeeris. Solistiks, tšellistiks oli Putini rahakott Raldugin, kes on kuskil Maarja teatris lihtsalt orkestrant, aga siin ta oli tõstetud solistiks. Kuidas ta nii kuulsaks sai? Kui avaldati niinimetatud Panama paberid, siis selgus, et see Raldugin on üks maailma kõige rikkamaid inimesi. Ja siuke tagasihoidlik orkestrant, aga tal on seal miljardites. Nii, aga siis no talle sellest rahakotis ka midagi sai, ta endale ostis väga kalleid muusikariistu, seal Stradivari viiuleid, ostis endale, aga vormistatud oli see nagu muusikakoolile. No muusikakoolil on muidugi ainult miljonilised pillid. Nii, no vot, korraldati selline suur üritus, aga siis Islamiriik vallutas teist korda seda ja need varemed, mis ei olnud, mis olid seal Palmyras veel säilinud, nad siis lõhkasid neid. Aga see Palmyra oli ka täpselt nagu selline Kreeka linn, amfiteaater, templid ja nii edasi. Niisiis, vot, keel, kultuur, jumalad, samad, siis see on üks tsivilisatsioon ja ütleme, siit väiksest ajalast, Efesist, Miletost tulid väga tähtsad filosoofid ja kõnemehed. Aga nad kõik tulid siis Ateenasse. Ateena oli selline tõmbekeskus. Nii, vot, kui me võrdleme Ankooriga või Paabeliga, siis see Ateena oli väike külake. Samas vot, ta on meie tsivilisatsiooni üks tähtsamaid kohti. Siit tuli väga palju asju. Nii, nüüd on kord, me rääkisime tähestikudest ja rääkisime sellest, et vot kiilkiri oli selline universaalne tähestik. Ja seda ei saa isegi nimetada tähestikuks. See oli kirjutusmood, sest seda kasutasid väga erinevad rahvad ja keeled. Aga tänu sellele, et nad olid kõik kiilkirjas, siis olid, vot möödunud kord me rääkisime, mitu sellist teksti või ütleme, mälestussammast ja teksti, kus olid 3 erinevates keeles kiilkirjas kirjutatud. Ja see lubas neid keeli dešifreerida. Ja vot me rääkisime sellest, kui tähtis on kirjutusmoodus. Kuidas, mis siin on, akaadi kultuuris, nagu ka meil praegu on positsiooniline ja väga selge. Ja? Need on siis 1-9, aga 10 on
sellise märgiga ja niimoodi me võime kirjutada. See on peaaegu positsiooniline. See on siin 5 kümneid. Nad on kirjutatud ja siin 9, 59. See on lihtne ja loogiline ja sellepärast see Babyloonia matemaatika arenes väga kiiresti. Nii, et me rääkisime sellest Pythagorase teoreemist, astronoomiast ja nii edasi, mis arenes tänu sellele, suurel määral tänu sellele kirjapildile. Kalender, see on Pythagorase, see on Haleikameedi kirjeldus. Nii. Nüüd lähme natuke filosoofilisemaks. Mis tähtsus on kirjal? Nagu te teate, et kiri ei ole universaalne nähtus. On võrdlemisi vähe kultuure, kus tekkisid iseseisvalt kirjad ja vastavalt ka kirjutatud matemaatika. Valdav osa inimeste rahvastest ei tulnud ise, ei leiutanud ise kirja, kas võtsid kirja kuskilt mujalt või näiteks vallutajate käest või siis jäängi ilma kirjata. Kiri ei ole lihtsalt üks lisand tsivilisatsioonile. See kirjutamine ja arvutamine toob radikaalse muutuse mõtlemisesse. Platonist räägime natuke hiljem, aga kui me räägime moodsamatest autoritest, siis on üks tähtsamaid autoreid siin väljapaistev keeleteadlane Wilhelm von Humboldt. Berliini ülikool on ühes selles mõttes unikaalne, et ta on 2 inimese nimeline. 2 inimese, aga 1 perekonna nime. Ta on Alexander ja Wilhelm von Humboldti nimeline. Alexander oli kuulus loodusteadlane ja maade avastaja. Wilhelm oli siis keeleteadlane ja filosoof. No, siin saate aru sellisest saksa idealistlikust filosoofiast. Ja? Kirjas vaim saavutab püsivuse. Helis ta on kaduvus määratud, aga kirjutatud ta saavutab püsivust. Et kirjas August Schlegelil oli ka vennad, kirjas Schlegelil kirjutab Humboldt, et kiri fikseerib vaimu liikumise, kuid samal ajal võõrandab ta seda. See on see kirja positiivne ja negatiivne. Kui on kirja pandud, siis see ei ole enam minu mõte. Ta on materialiseeritud. Sest see vaimu iseloom on just nimelt see, et ta on liikuv ja teda ei saa fikseerida. Nõukogude kuulus psühholoog Lev Vygotsky, tema üks põhiline objekt oli sisemine kõne. Aga Vygotsky järgi see sisemine kõne tekib inimesel siis, kui ta oskab kirjutada. See on päris huvitav teooria. No, on uuritud, see on teooria, see ei ole, see on üks, ütleme,
mõjukas, kuid mitte tõestatud teooria. Et inimese mõtlemine on võrdlemisi uus asi. Kui me rääkisime seal loengu alguses, kui vana on inimene, ütleme, dateeritud 100 000 aastat. Ja? Siis mõtlemine tekkis, praegusel kujul tekkis kuskil 3000 aastat. Ja tal on oluline seos kirjaga. Mida see tähendab? Aga mis oli enne? Kas enne nad ei osanud mõelda, kuid ahvid oskavad mõelda? Selle teooria järgi, nagu teate, inimese ajul on 2 poolkera, kes töötavad eraldi. Ja selle teooria on 2-kambriline mõistus. Et enne seda ja muistsel ajal need kambrid olid iseseisvad. Kõne väljendus läbi dominantse, paremakäelisel inimesel on vasakpoolkera, aga sügavad mõtted ja kujundid ja ka visuaalne informatsioon tekkis, seda töötles subdominantne, parempoolne. Subdominantsel poolkeral ei olnud väljendit kõnes, aga ta väljendas ennast dominantsele. Mida see tähendab? Et inimene pidevalt kuulis oma peas hääli. Ja ta, kelle hääled need on? No need on Jumala hääled. Kes olid need prohvetid? Prohvetid olid need, kes kuulsid hääled. Kuulevad hääle ja siis nad ütlevad seda välja. Et see subdominantne, see tihti nimetati vaikne vestluskaaslane. Aga samas ta nagu dikteeris. Siin ei olnud mingisugust mõtlemist. See, mida sa kuuled mingisugust hääli ja sa täidad seda, mida ta ütleb. Kuulutad prohvetlust ja nii edasi. Ja mis see on, sa ei mõtle selle üle, mida ta ütles. Need on käsud. Aga siis, umbes 3000 aastat tagasi, hakkas olukord muutuma. Ja siin selle 2 kambri teooria autorid viitavad Homerosele. Ja see muutus tekkis nende 2 poeemi vahel. Iliasel keegi ei mõtle mitte midagi. Tal on käsud ja ta täidab. Kusjuures käsud võivad olla päris hullud. Ja siis ütleb, et see, ütleme, Achilleus läks hulluks, jah. Ja siis seal, miks tal oli selline käsk, ta läks kedagi tapma ja nii edasi. Aga Odysseoses juba on teisiti. Seal osaliselt nad hakkavad kaaluma neid ja arvatama, kas see oli ikka hea mõte seal midagi teha. Ja, ma ütlen, et see ei ole, siin isegi ei saa mingisugust fakte nii-öelda suitsuvat relva leida, et mis see ongi nii. No, ütleme, ka 2 Homerose poeemi võrdlus on, no ütleme pigem teravameelne tähelepanek kui tõend. Aga ja pealegi me teame, et Homerose ka Odysseus ei olnud üles kirjutatud, see oli suuline tekst. Nii, aga see on, Jack Cody on ta on ka eesti keelde tõlgitud, mitte see raamat, metsiku mõtlemise taltsutamine või tsiviliseerimine on eesti keeles selle raamatu nimi. Aga Cody ja Watti raamat on see kirja või kirjaoskamise tagajärjed.
ja need tagajärgi on mitu, need on siin tähtsamad. Tekib kategoriseerimine. Loogiline mõtlemine tekib koos kirjaga. Kohe me räägime, et Sokrates oli selle vastu. Nii, tekivad püsimõisted. Mõisted on fikseeritud. Ja fikseeritud loogikas, fikseeritud seaduses. See oli see suuline seadus või see pärimus, seal oli tõlgendamisel kõige suurem roll kui tekstil. Kui me vaatame praegu näiteks Ameerika kohtusüsteemis, siis seal on sama asi, tõlgendamisel on ütleme, väga oluline roll ja tõlgendatakse mitte loogika järgi, aga pretsedentide järgi. Ütleme, see on nagu oluline tagasitulek selles loogilises mõtlemises. Nii, aga igal juhul kategoriseerimine, tekivad püsivad mõisted ja nende vahelised seosed, klassifikatsioonid. Selle vastu muidugi on Lévi-Strauss, kes ütleb, et klassifikatsioonid on ka kõige vanemates tsivilisatsioonides. Aga seal kategoriseerimine on teistmoodi. Näiteks ütleme, taime, ei saa öelda taimeteadus, aga teadmised taimede kohta on nendel rahvastel palju suuremad kui meil. Ja nad on kõik klassifitseeritud, aga nad on klassifitseeritud teistmoodi. Mulle tuli meelde looduse klassifikatsioon nõukogude ajal. Seal kõik linnud, loomad, taimed olid jagatud sellele, kas nad on kahjulikud või kasulikud. Ja see on täpselt selline arhailine mõtlemine. Aga neil on ka palju, mille jaoks kasulikud. Näiteks kõik taimed on läbi proovitud. Ja, mõned on proovid ja sured. See on piisav kategoriseerimisest, et teised ei tahaks neid võtta. Ja, aga siis kui kasulikud nad on? Kasulikud nad ühed täidavad kõhtu, aga teised ravivad. See seos taime ja ravimiga on väga paljudes keeltes ja kultuurides siiamaani. Eesti keeles on ravim taimed, aga üldiselt kõik ravimid on taimed. Ja? Mida süüakse, mida suitsetakse, mida nii. Ja siin on veel üks väga huvitav asi, mille peale hiljem tuli reklaam. Et millistel taimedel on parem selline ravimisvõime. Nendel, kellel on mõru ja vastik maitse. Ja, nad süüa ei kõlba, aga millegi jaoks nad on. Ja selline. Nii. Kui sellise 20. sajandi selline hügieeniline revolutsioon, et hambaid tuleb pesta iga päev, pesta tuleb iga päev, vähemalt üks kord seal. Nii, siis esimene asi, et kuidas õpetada inimesele hambaid pesta, teha see hambapasta magusaks. Ja siis, aga siis, et magus on võib-olla maitsele hea, aga tal sellel magususes ei ole ravimtoimed. Ja siis tehti kõik hambapastad mõrudeks. Neil ei ole lisatud mingisugust ravim. See maitse ei lisa mingisugust ravimvabadust, aga psühholoogiliselt lisab. Et, kuna ta on nii vastik, ju siis peab olema kasulik. Ma seda ei mäleta, aga mu vanemad rääkisid, et lapsena ma ei tahtnud süüa, aga mind sunniti, ma olevat karjunud, ma ei taha seda, see on kasulik.
kasulik on vastagi nii. Siis kategoriseerimine, loogiline mõtlemine. Jah, no vot, see on ka probleem. Mis asi on loogiline mõtlemine? Et me võime teatud eeldustest tulla õigete järelduste juurde. Selline on ka kõikidel rahvastel, aga loogika on teine. Kui me räägime sellistest arhailistest või metsikutest tsivilisatsioonidest, siis seal on nagu kaks põhilist mehhanismi, mida kirjeldas oma ajal Lucien Levy-Bruhl. Ta nimetas seda partitsipaalsuseks. Ja seal on kaks kõige levinuvat mudelit. Üks on sarnasus ja teine on kontakt. Nüüd on sarnane. Sarnased asjad on seotud ja mõjutada, ja üks sarnasus mõjutab teist. Sellele on rajatud kogu astroloogia. Ja mitte ainult astroloogia, ka tolle meditsiin ja praegune homeopaatia suurel määral, et sarnast ravitakse sarnasega. Nii, mürgi tuleb võtta väiksemad sellised terakesed mürki ja siis see on või see, mis on tänu Hollywoodi filmidele hästi populaarseks muutunud see voodoo-nukud. Jah, ma teen mingisuguse nuku, panen talle nimeks minu vaenlase nime ja siis hakkan teda torkima ja siis tema tervis seal halveneb. See on üks paraloogilise mõtlemise, Lucien Levy-Bruhl nimetas seda paraloogiliseks. Aga tegelikult see on oma loogika, ta on lihtsalt teistmoodi. Ja teine on kontakt. Praegused inimesed seda enam ei tee, aga veel minu lapsepõlves, ja see oli ka nii eestlastel kui venelastel, näiteks ei tohtinud juukseid maha pillata, ei tohtinud need vele visata, juukseid tuli põletada. Miks? Sest et mingi paha inimene korjab su juuksed ära ja siis tal on mingi võim, tal on sinuga kontakt. 18. sajandil Venemaal mõisteti surma mitu inimest, kes tegelesid sellega, et võtsid lumest jäljed välja. Jah? No milleks on normaalsel inimesel vaja teise inimese jäljed sealt välja võtta? No selge, et nõidumiseks. See kontakt, kas siis juuksed, mingisugused teised asjad ja jäljed. Aga siin on ka teine mehhanism, mis on juba näiteks primaatidel. Kui te lähete mingisugust paviaani või šimpansit narrima Tallinna loomaaeda, siis ta viskab teid oma ekskrementidega, ehkki kiviga, mis tal seal oleks tehusam, aga ekskrementiga on solvavam. Või see sülitamine. See, mida kui minu väljaheita on sinu pääl. Ja sina muutud minu nagu väljaheiteks. Solvane. Nii, need on, siin on oma loogika, aga ta on lihtsalt teistmoodi. Mitte kausaalsus, vaid partitsipaalsus. Nii, millest me saame aru nüüd siin? Mis on see partitsipaalsus? Need on, ütleme, luulekõne tähtsamad mehhanismid, metafoor ja metanüümia. Ja? Mis on rajatud väga vanadele mõtlemismudelitele. Ja miks see poeesia nii mõjub? Sellepärast, miks see ilukirjandus nii mõjub? Sellepärast, et ta aktiveerib neid asju. Aga ma unustasin selle kahe kambri mõistuse puhul selle autori või nende autori järeldus on see, et see kahe kambri mõtlemine ei ole kuskile kaanud, ta on alla surutud meie mõtlemisega, aga ta skisofreenia on siis, kui see meie loogiline mõtlemine kaob ja see kahe kambri mõtlemine hakkab jälle domineerima, jälle kuuleb hääli ja need häälid talle
käskivad midagi teha. No, mida see tähendab, et muistsad inimesed olid kõik skisofreenikud? No umbes nii. Aga huvitav, et nad ei paku skisofreenia ravid. Et kui skisofreenia on selle meie mõtlemise kaotamine, siis see meie mõtlemine tekkis evolutsiooni ajal teatud mehhanismina, ja siis peaks niimoodi skisofreeniat ravima. Mul oli üks tuttav skisofreenik ja ta sai sellest aru. Aga no, tal see, ütleme, kahekambriline mõtlemine oli, aga tal oli ka selle normaalse mõtlemise jaanused. Ja aeg-ajalt ta sai aru. Ja? Aga siis teine mudel võttis ja ei saa midagi teha. Seal. Sest need hääled, mis tal ajus, on reaalsemad kui see, mis mina talle ütlen. Ja võib-olla kõige oluline on refleksioon. Fakti eraldamine interpretatsioonist ja mõtlemine selle üle, kuidas ma mõtlen. Ehk teisiti filosoofia. Filosoofia aines on see, on meie mõtlemine. No ütleme, Aristoteles oli filosoofia kõik, metafüüsika ja füüsika, metafüüsika, loogika, aga ka refleksioon. No, nii funka, proovime nii. See oli kõik kirja kasuks. Veel natuke kirja kahjust. Üks võimsam tekst selle kohta on Platoni dialoog Phaedros. Eesti keelde tõlgitud Marju Lepoja pool. Nii. Üldiselt see põhiline temaatika on armastus. Ja seal on 3 kõne armastusest. Üks on Lysiase ja siis 2 kõnet Sokratese pool. Ja see on päris huvitav dialoog, kus Sokratese teine kõne lükkab ümber Sokratese esimese kõne. Ja nii, aga meid praegu huvitab mitte niivõrd see armastus, mis on väga huvitav Platonil, ja. Ma lugesin inglisekeelset Stanfordi entsüklopeediat praegu ja teised tekstid, seal on väga ettevaatlikult puudutatud teema pedofiilia. Ja nad ei kirjuta seda inglise orfograafias, nad kirjuta seda kreeka orfograafias, et siis ei ole nii hull. Nii, no okei, aga ma ei hakka rääkima armastusest, ma räägin sellest siin. Nagu te teate, Sokrates oli kirjaoskamatu. Ja? Aga siis ta kohtab Phaedrost. Phaedros tuli jalutuskäigule ja nad lähevad Ateenast välja ja algab päris huvitav. See, et nad arutavad selle koha üle, kus nad on. Ja nii, mul see pilt ei ole selle tekstiga seotud, aga selle eelmise. Nii, vot. Kas see on see koht, ütleb Phaedros, kus Boreas röövis Arideidot. Ei, ütleb Sokrates, see on selle teisel kohal. Aga mis siin on tähtis? Et kõik kohad on tähenduslikud seal. Iga kivi taga on oma ajalugu ja mütoloogia. Ja siis veel see Phaedros küsib, kas see tõepoolest on nii?
et muidugi see ei olnud, see on müüt, aga me peame seda mäletama, kui me oleme selles kohas. Jah, see koht on see, kuhu on talletatud mälu. No vot, aga nüüd tuleme asja juurde. Sokrates küsib, et no, kus sa tuled? Tulin, kuulasin Lysiase suurepärast kõne, armastuse. Ja ma võin seda väga täpselt ümber jutustada. Siis Sokrates tuleb, ja ma saan aru, et sina oled väga tähelepanelik kuulaja ja kindlasti palusid mõned kohad seal, et ta kordaks ja et see paremini meelde. Aga Fadros ütles, ei, mul on parem vahend, ma kirjutasin üles. Ja siis natuke aega nad arutavad selle kirjakunsti hüvede või kahjude. Nii. Sokrates teab kõike selle kohta. Et kiri tuli Egiptusest. Nagu kõik teised asjad tuli Egiptusest. Loomulikult vale kiri tuli feniiklastelt. Nii. Aga nii. Ja seda leiutas Egiptuse tark teod. Nii. Ja siis ta tuli selle leiutisega kuninga juurde. Kuninga nimi on Tamus ja ütleb, sulgudes ei olnud sellist kuningat Egiptuses ja kogu see lugu on, ütleme, Kreeka mütoloogiaga, mitte Egiptuse mütoloogia fakt. Niisiis, ütleb, selline suurepärane leiutis ma tegin, et nüüd meie rahvas läheb kohe palju targemaks. Aga Tamus ütleb, et väga rumalad asja sa mõtlesid välja. Rahvas läheb kohe nulliks sellest. Ja siis Sokrates on Tamuse seisukohalt ja ütleb, et kuningas oli väga tark. Sest et kirjal on mitu halba asja. Näete, mida Humboldt ütleb, et kiri fikseerib vaimu, aga samas ka võõrandab. Aga siin on jälle, et kiri nõrgestab mälu. Kuidas nii? Vastupidi, no näed, ma loen sulle täpselt ette. Sa ei mäleta. Ja kui sul on üles kirjutatud, sa ei peagi mäletama. No mis see on? See mälu on väliskandjal, jah? Nagu floppy diskil. Aga peab olema kõva kettal. Nii, ja see enne sa midagi mäletasid või ei mäletanud. Aga kus sul on see paberi peal kirjas või selle papüüruse peal, siis sa ei mäleta, aga sa, eesti keeles ma ei oska päris hästi seda öelda, ütleme meenutad. No, see ei ole päris õige, aga no, igatahes see on mälu imitatsioon. Ja sama asi on teadmistega. Et enne sa midagi teadsid või ei teadnud. Aga nüüd iga loll võib vaadata paberi pealt ja loeb ette ja siis nagu oleks teadja inimene. Ja veel, see, mida Humboldt ütles, et see võõrandab, aga fikseeritud tõde ei ole enam tõde, ütleb Sokrates, sest tõde sünnib dialoogis. Aga paberi peal mingit dialoogi ei ole. Ja veel, no vot, siin muidugi sina, Vaidros, oled aus inimene ja ütled, et seda esitas Lysias. Aga võiksid ka varastada. Ja? Kohe ma tulen selle teksti juurde tagasi.
Sest see, mis on kirja pandud, see ei ole enam, kui sa räägid, siis on näha, kes räägib, aga kirja pandud, see võib olla anonüümne või plagiaat või ükskõik mis, see kiri ise on nagu võlts. Nii, vot selle Lysiase teksti kohta. See on päris huvitav probleem. Aga kelle tekst see on? Ja antiigi uurijad jagunevad nagu tavaliselt kahte leeri. Ühed ütlevad, et see on tõesti Lysiase tekst, sest et Platon on nii aus inimene, et ta ei saaks midagi siin falsifitseerida. No, sellele vastavad need teised, et ütleme, Lysiase tekstid on nende nimekiri enam teada, aga sellist seal ei ole. Jah, no ma lisan siin omapoolse märkust, no kindlasti on seda ka pandud tähele, aga ma ei ole seda lugenud kuskilt, nii et kui see on vale, siis see on minu vale. Suuline, jah. Eks ole. Nii. Sokrates kritiseerib seda teksti muuseas tema stiili pärast. Et see on ebaloogiline, seal on palju kordusi ja nii edasi. Lysias oli kuulus stilist. Ja tema tekstid on nagu, ütleme, selle Attika dialekti nagu etaloon. Ja muuseas oma selguse poolest ja loogilisuse poolest. Nad olid palju selgemad ja loogilised kui Platoni tekstid, mis on tihti üsna segased. Nii et kui see tõesti tekst on nii segane, siis ilmselt see Lysiase autorlus on kahtluse. Lysias oli, kas eesti keeles on metek, jah? Kus? Kes ta oli? Ta oli vaba inimene, mitte kodanik. Meteu. Okei. Ja ta ei saanud esineda poliitiliste kõnedega. Aga siis ta kirjutas neid ja siis alguses ta ei olnud oraator. Ta oli, seda nimetati kreeka keeles logograaf. Ta kirjutas logosed, ta kirjutas kõnesid, mida keegi teine esitas. Hiljem talle lubati ka endale esineda, selgus, et päris hästi. No vaat. Niisiis. Kes kirjutas seda Lysiase teksti. Nüüd ikkagi natuke peame rääkima ka sellest sisust. Jutt on armastusest. Ja armastus noorukite vastu, ütleme, poiste vastu. Ja Lysiase tees oli see, no kuidas sul oli, et vanem mees tahab, et kedagi poisi oma armastatuseks. Ja? Nii, aga poisil on võimalik valida. Ja siis keda tuleb poisil valida? Kas seda, kes on tõesti armunud temasse või see, kes pakub talle igasuguseid hüvesid selle eest, et olla. Ja muidugi siis ütleb, et tuleb võtta seda variant B, sest esiti hüved on ikka hüved, aga see, kes praegu on nii armunud, ta läheb see üle ja siis sa oled nagu tühjate kätega. Nii, selline väga ratsionaalne jutt. Sokratese esimene monoloog on, et täiesti õige. Ja veel tegelikult on asi veel palju halvem. Sest see armumine on hübris. Irratsionaalne kirg, mis on eesti keeles ei olegi
ei olegi head terminit, see on see ka kirg, kus on jällegi väga suur egoismi, uhkuse komponent ja nii edasi. Vot see on see arv. Ja sellepärast, kui meil on ühelt poolt hübris, siis muidugi tuleb valida ratsionaalne pool. Nii et mitte see, kes on sinusse kirglikult armunud. No veel alguses Sokrates ütleb väga kihvti asja, et kui see Lysias ütleb, et tuleb minna selle juurde, kes sind ei armasta, aga mitte selle juurde, kes sind armastab, see on täiesti õige, see on nii, nagu tuleb toetada neid, kes on vaesed, aga mitte neid, kes on rikkad. Ei ole, et nii. Niisiis, siin on nagu ratsionaalne versus irratsionaalne ja aga oma teises dialoogis ta pöörab vastupidi, et see arvamine on hübris ja see on maania. See on see, mis inimestes on suurem. Loogika on nagu inimeste asi, nagu ka kiri. Aga see arvamine on jumalate poolt antud. Ja siin nagu ka sümpoosiumis eesti keelde pidutsöök tõlgitud, siin ta nagu ülistab armastust. Ehkki esimeses dialoogis nagu armastust tuleb kõrvale heita ja minna loogika poole. Nii. Anti-Sokrates, siin on üks paradoks, jah? Sokrates on kirja vastu, aga me teame seda tänu sellele, et Platon pani seda kirja. Kõik, mis me teame Sokratesest, on kas Platoni või Xenofondi poolt kirja pandud, enamasti Platoni. Nii, ütleme, üks Sokrateste suurim väljane oli Jacques Derrida, tema grammatoloogia, kes Sokrates ülistab kõne, see Derrida kirja, grammat. Ja mis Derrida põhiline tees on see, et kõne on kirja suhtes sekundaarne. Ma ei hakka Derrida väga huvitavad paradoksaalsed mõttekäik, aga see on Derrida lemmik pilt. See on Macrobiuse kommentaar Cicero traktaadis Scipio unest. See on see viimane Cicero traktaat poliitikast, mis on väga huvitav, et viimane on unenäo tõlgendamine. Nii, aga seal keskaegses manuskriptis 12. sajandil on selline pilt. Platon dikteerib Sokratesele, mida kirjutada. Ja ta ütleb, et ongi nii. Et see tabas, et see primaarne on kiri. Siin on veel pandud tähele, et Plaat vaatab, mis on metafüüsikasse sinna, empireadesse poole, taeva poole. Aga Sokrates nagu on keskendunud maisele tegevusele, mis on siin. See Derrida raamat on Platoni farmaatsia. Sest see kiri on nagu farmakon. See on
mis oli? No kõige parem farmakoni kohta on inglisekeelne drug. See on ravim, narkootikum ja mürk. See on kõik kiri. See on see farmakon. Varsti peaks ilmuma eesti keeles René Girardi raamat Vägivald ja püha, sealt ta ka oma poolt nagu tõlgendab seda farmakoni. Siin on veel, et farmakon on ka ohver. See inimene, keda tuuakse ohvriks, on farmakon. Nii. Paar sõna minu isa lühikeses artiklist. Alternatiivne variant, kirjaoskamatu kultuur või kultuur enne kultuuri. Nagu ma ütlesin, et kiri ei ole üldse universaalne asi. Suur osa Lõuna-Ameerika tsivilisatsioone, mis on hukkunud, millest on jäänud suurepärased linnad, aga me ei tea neist mitte midagi, sest neil ei olnud kirja. Aga mis neil oli? Mälu oli teistsugune, nagu selle Phaedrose dialoogi alguses. Mälu oli talletatud maastikusse, igal kivil, igal puul, see sama puu, jah? Aga puu ei ole igavene, jah? Aga ikka, puu on vana, selles puus see jõgi, siin, kus see jõgi köörab, see on kõik tähtis ja see on kõik mälus ja see on, võrdleks sellest nagu grammofoniplaadiga, see on see mälu, meie oleme see nõel, mis seda mängib, aga maastik on see, kuhu on talletatud kogu informatsioon. Enamasti need tsivilisatsioonid olid vallutatud ja näiteks inkadel on oli selline moodus, et nad ümber asutasid kogu elanikkonna. Ümber asutatud see elanikkond kaotas oma mälu, sest nagu teises kohas neil ei ole midagi sellist. See ei olnud ainult inkadel, Inka impeeriumil nii, näiteks sama tegid asüürlased. Rahvaid viidi Asüüriasse vangi ja siis neile anti teised territooriumid. Ja kõik rahvad kaotasid oma identiteedi. Veel ainult üks, kelle identiteet ei olnud seotud maastikuga, vaid raamatuga. Need olid juudid kirjaga. Ja nagu juutide enesenimetus ei olnud maarahvas, vaid kirjarahvas, raamaturahvas. Nii et see on üks, ma ei tea, kas kumb on siis parem? Ütleme see kultuur, mis identifitseerib ennast selle maaga, on mõnes mõttes rikkalikum. Sest seal on palju selliseid emotsioone sees, mida kirjapilt ei anna edasi. Aga nagu ütles Brodski, et kirjal on selline omadus, et ta võib sind üle elada. Ja võib-olla lõpetame sellega, jah. Kiri on väga hea. Ütleme, see on PISA testid. Siia võiks kõrvale panna IQ testid. Ma ei pane, sest paljud minu kolleegid Tallinna Ülikoolis arvavad, et see on rassistlik selline asi. No PISA testide kohta vist ei ole öeldud. No tavaliselt Eestis seda on käestatud, et Eesti on nii kõrgel kohal. Ja ma ütleks, et Eesti on kõige kõrgemal kohal nendest rahvastest, kes kasutab alfabeetilist kirja. Kõik need
kasutavad hiina kirja. Ja mis me peame siis arvama? Ja kas see haiku, see haiku mõtmes, et see on rassistlik asi, et tegelikult see on kõik kultuuriline värk. No ütleme, need, kes on selle mõõdu poolel, ütlevad, et seal Hiina külas on see haiku umbes nagu Ameerika professoril. Aga sellises, ma ei ütle, mis rahva, kes on Ameerikas saanud kõrgemat haridust, on ikka seesama haiku nagu selles. Ja seda muidugi kultuuriantropoloogid väga raevukalt vaidlustavad, et ei ole nii, et haiku kasvab. Jah, ütleme, arvamused läksid lahku. Ühed ütlevad nii, teised ütlevad naa. Sellepärast ma siia ei toonud. Ja sellepärast ma seda, mis ma ütlesin, ma ei ole öelnud. Ja kustutage maha, see ei ole fikseeritud. Aga mis me, kas vaatame rassistlikult, et hiinlased ongi sellised targemad inimesed kui teised? Või on siin siiski seos sellega, kuidas nad kirjutavad? Alfabeetilisel kirjal on palju eeliseid. Ta on loogiline, ta on lineaarne ja nii edasi. Aga mis see hiina kirjal on erinevus sellest alfabeetist? Siin palju rohkem asju tuleb mäletada. Mis Sokrates, see kiri kustutab mälu, aga mitte selline kiri. Vastupidi, see arendab mälu. Ja õppimise puhul on muidugi selle vastu ütleb selline asi, et need hiinlased, kes elavad Ameerika Ühendriikis ja ei oska hiina keelt, on ikka nende nii haiku kui need tulemused on kõrgemad. No, üks selline indikaator on maailma matemaatika olümpiad, kus ma mäletan kuskil 40 või nii aasta tagasi peaaegu kogu Ameerika see meeskond olümpia olid aškenazi juudid. Ja siis hakkasid hiinlased tulema. Ja mitu aastat järjest olid ainult hiinlased. Ja möödunud aastal, ma ei tea, kes üks juudi autor kirjutas suure uhkusega, et üks juut on jälle pääsenud selle meeskonda. Kõik muud on hiinlased. Aga need on hiinlased, kes on õppinud Ameerikas, kes on õppinud Ameerika tähestikus ja kõik need asjad. Nii et mine sa tea. Aga igal juhul ma ei taha siin mingit järeldust teha. No ütleme, tunneme uhkust selle üle, et alfabeetilises kirjas. Need on selle aasta publikatsioon, sest need PISA testi tehakse kord 3 aastas. Selle aasta tulemused, ma ei tea veel, kas nad on üldse olemas. Need on kõige viimased. No, see on huvitav, et Jaapan ja Põhja-Korea, mis ei ole, kus ei ole selline kiri. Aga Jaapanis on nagu 50-50. Pooled tähed on kanjid, see tähendab Hiina märgid. Põhja-Korea kiri on nagu kiilkiri, ta on silbiline, aga see on tuletatud Hiina tähestikust. Või seal on muidugi teooriad on erinevad, korealased ise seda ei taha tunnistada. Nii, ma pole sellel poliitilist ebakorrektsel noodil, ma täna lõpetan.